tervist! Mina olen Kristin ja täna olen ma toonud enda kõrvale Ilona. Ja meie alustame ühe huvitava projektiga, et meie hakkame kunsti tegema. Kunsti. Tegelikult me hakkame rohkem värvidega lihtsalt platserdama, sest meil on Kristiniga eelmisest suvekoolist olnud teemaks värvide mõju erinevates olukordades, värvikombinatsioonid, kõik see. Ja üldiselt te näete meid praegu, te näete värve, aga te ei mõtle, mida see võiks tähendada. Aga meie mõtleme. Ja siis me mõtlesimegi, et kuna me mõlemad meile meeldib värvid ja nendega mängida, siis näitame teile ka. Kuna me nagu nii seda asja teeme, siis me mõtlesin, mõttekam oleks filmida see. Eks ole. Ja selles suhtes, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga minu kunsti poolne külg on näitlemine ja tantsimine, aga nagu maalimine sellesse ei mahu hetkel, jah? Ei kuulu. No mina olen jumestaja, nagu sa tead. Ja see on päris palju värvidega mängimist ja loomingulisust, aga paberil selle tegemine ei ole ka minu just tugevam külg, nii et me saame koos avastada, proovida ja vaadata, mis sellest asjast saab. Esimeseks ülesandeks ma võtsin midagi sellist lihtsat, et aru saada, kas me üldse saame hakkama selle ülesandega ja iga korraga me lähme aina raskemaks. Ehk siis sellest asjast tuleb seeria, iga kord uus kunstiprojekt ja täna me alustame abstraktse kunstiga. Ehk siis tänane ainukene ülesanne, millega hakkama saada, on luua sobivad värvikombinatsioonid meile ja teha nendest mingid kujundid või asjad, et see oleks ilus põhimõtteliselt. See peaks olema selline, et seda saaks 15 eurost maha müüa pärast. Ma saan rikkaks. Ja. Aga mis siin ikka? Hakkame pihta. Ma saan aru, et sinul on idee olemas. Sul on juba mitu ideed olemas. No jah, mina olen teatris hästi palju harjunud tegelikult tootma ideid. Meil on seal muidugi teistsugused ideed, aga ideed on ideed. Ma lihtsalt tulin siia ja ma nägin seda loodust siin kõike ja mul tuli päris mitu ideed juba. Kas sa tahad nagu selgitada ka või sa jätad selle üllatuseks või lähed? Ja... Ma arvan, et ma hakkan tegema ja siis ma nagu vahepeal kommenteerin, mis ma siin siis teen. Minul hetkel ühtegi ideed ei ole. Hakkad lihtsalt plätserdama? Ma lihtsalt hakkan asju kokku segama ja vaatan, mis siin juhtuma saab. Minu ainukene eesmärk oleks see, et see peaks sobima mu korterisse. Ehk siis ma saan selle pärast panna päriselt oma korteris seina peale, nii et see sobiks kõige muuga. Mina alustasin siis kollasest värvist, mis on minu lemmikvärv. Kuigi kui vaadata mind, siis võib arvata, et näiteks sinine võiks minu lemmikvärv olla, aga ei ole. Ja siis ma panen siia natukene punast ka. Oih. See on nagu ketšupi sigav. Oi jummel. Nii, minu algus on olnud hetkel valge ja punane. Nii et ma vaatasin, ma tegelikult tahaks seda jätta triibuliseks, et ma ei lähegi täitsa segada täiesti ära. Ma jätan talle sellise nagu mustri sisse. Ma ei tea, kas ta on näha. Oh my god, see ja, on ilus. Mida ma nüüd teen, ma ei tea. Kuskilt tuleb alustada. Minu treening oli see, et sa pead lihtsalt alustama ja siis lähed ja nagu kõik võib lõpuks kokku sobima, aga nagu hakka lihtsalt pihta. Mu idee on siis teha, nagu minu inspiratsioon tuli võililledest. Ehk siis mul tuleb siia nagu paberi peale üks hästi suur siuke võilill ja siis ma mõtlesin, et seal on veel ühed sirelid, et võib-olla suudan siis mingit lillat veel kokku segada ja siis siia rohelist ja nagu selline oli minu idee.
okei, minul on esimesed pintslitõmbed tehtud. Ma Oo. olen rahul, ma olen rahul. Ma ei Mis julge. nüüd saab? See väga jäänud, aga. No see on kuiv pintsel selle pärast. Mul jäävad alati need värvid liiga heledad. Ja siis sa lihtsalt vaatad mu pilte ja need nagu... Ole julge. Oi, meil on ägedaid ideid. Mul on salvestatud terve kaust, erinevaid kunstiprojekte. On taaskasutus seal ka. Ja... Vaata seda värvi. See on äge. Siis ka video järgi tegemist. Nii et meil on mida oodata ja ka teil on mida oodata. Vahepeal oled kodus ja tuleb siuke hull tahtmine midagi joonistada. Sa võtad selle värvibloki ette ja siis nagu tahaks täiega joonistada. Ja siis sa joonistad sinna mingi väga koleda asja lihtsalt. Ma lihtsalt segan hetkel värve kokku ja mõtlen, mis siit saab. No siia taldrikule hetkel sai lillatoon. Aga ma mõtlen, kas ma tahan seda kasutada või mitte. Kas see läheb nagu sellega kokku, mis ma nagu soovin. Proovin ette kujutada, et nagu erinevaid kujundeid ja triipe ja asju. Ma üritan ette kujutada seda seina peal. Nagu mis siit puudu on. Et kui ma vaatan seda nagu kuskil poes näiteks, mõtlen, see ei ole päris see on ja... Sa ostad üldse poest mingeid maale või asju? Enamus mu kunst on tulnud kahes kohas. Kas sõbrad sõbrale, kuna Stockholm on minu lemmiklinn maailmas, siis mul on tohutult palju pilte, sellised joonistusi Stockholmist, mis ma olen sõbrad sõbrale saanud. Ja teine ports tuleb mul reisidelt. Ehk siis, kui ma kuskil käin, ma ostan kas postkaardi kaasa või tõesti mingi sellise joonistuse, nii et kahes kohas tuleb minu kunst. Nüüd 3. Ma teen ise ka. Kui ma muidugi selle valmis saan Okei, see ei ole enam võilill. Ei. Aga see ei pidanudki võilill olema. See oli inspireeritud. Sa ei peagi aru saada, mis asi see. Mulle meeldib see muster, mis on siin tekkinud nagu. Aga ma ei tea, kas 3. värviga minna siit oleks nagu liiga palju. Mul on tunne, et jaa. Teistpidi äkki ei ole ka. Kuidas sa seda lillat tegid? Ma segasin seda rohelist, veidikene seda sinist ja siis seda punast. Ja valge siis see kõik. Ta on juba nagu roosa ja lilla nii sarnased toonid lihtsalt, et kas ma lõhun nagu selle harmoonia nagu 3. tooniga ära või ma nagu hoian seda sama liini ja nagu segan mingi 3. sarnase tooni siia juurde. Aga ma inasin veel teisi pintsleid veel, nii et nagu pärast pole võib mingit mustaga näiteks teha peale. Nii, teeme veits teise sigu, vaatame, kas ma saan siit teise värvi. Veidikene teine värvide vahekord kui selle lilla puhul, seda aga... Ka. Jälle. Ja. Nii. See nagu komm. Kui vaid sellist asju saaks panna paberi peale, oleks nagu... Sa saadki see paberi peale hetkel. See taldrik on paberi. No siia paberi peale. Aga sa tõmbadki, näe, vaata. Ja nüüd tõmbad selle otse sinna peale. Nii. Võtame siit natuke rohelist. Nii. Mina tulen siin seda siit. Ma lihtsalt pean. Ma ei tea, mida ma teen praegu, aga... Asju. Suu nice. Wow. Ma vist tõesti tulen ja teen nüüd mustaga siia lihtsalt mingi motiivi, et seda nagu kontrasti siia põhimõtteliselt tuua. Need toonid on suhteliselt nagu sellised pastellsemad. Taust on valge, et see must äkki annab nagu sellele siis sellise karakteri. Aga mis ma siia teen? Ei tea. Nüüd me jõuame sinna, kus ma nagu ei ole väga osav joonistamises. Ma pidin lillat tegema. Mida ma teen nüüd? Rohelist. Roheline. Kuidas ma nüüd freehand teen seda asja? Mis siis, kui mul sassi läheb? Ma teen siis?
vaata, minu arust ongi nagu kunstis see, et kui sul läheb sassi, siis see on ka ilus. Okei, ma teen seda. Me ei piira ennast. Me usume endasse. Oota, see on ombra hetkel ka. Jaa. See on nagu hambapasta. Ma seisan siin mustaga lihtsalt nagu üritades nagu suunda leida. Lihtsalt. Siit siia äkki. See on nagu ideaalne hajutus. Valgest nagu läheb. Kõik lillad toonid lihtsalt. Ma ei julge tõmmata. Ma ei julge. Ai. Tuul tegi midagi otsus. Emake loodus aitas praegu Ilonat hädast välja. See on alati nii, et kui mina ei suuda otsust ära taha, keegi teine teeb selle minu ees. Ma ikka nagu loon mingit pilti, mitte abstraktset kunsti. Ja, ma ka vaatan tükk aega. Selline on see praegu. Aga ma ikkagi, kuna meil oli teemaks abstraktne kunst, siis tähendab, ta siiski on ka abstraktne. See on täpselt nagu olekski nagu mingi, jah, nagu ma oleks joonistanud midagi. Aga see osa on juba nagu uue tehnikaga, lihtsalt mingid värvid ja kriipsud ja nüüd ma siis üritan siia mustaga midagi peale teha. Kuna minu lehele Jumala hea! Paber lendas enne, mis tegi lihtsalt mingi musta täpi sinna, siis ma teen mõne musta täpi ise veel juurde ja see töötab. Käed hakkavad värisema siin. Ma tean, mida sa ennem tundsid. Mina kunsti tehes nagu käed hakkavad lihtsalt värisema ja siis sa pead tegema sirge kriipsu ja siis see tuleb nagu... Ma vaatan kaugemalt. No siis kunsti vaadatakse kaugelt on ja... Mul oleks vaja praegu seda, vaata, kuhu need pildid pannakse ja siis nagu teed. Mis on mingi laua peal? Nii. Kuule, aga see on ka päris hea. Kunst number 2. Tähendab, see läheb veits välja nagu kalkun jalgadel, vaata sina sulle ja see on peale hea. See läheb meediasüsti meediaruumi seinale. Kalkun. Aga esitleme nüüd kunsti. Oota, ma teen endama ka. Kuule, see on väga meie stiili, nagu, see on nagu värviline, nagu sina sa alati särad oma värvidega ja no kollane ja see roheline on ja no kõik on nagu, see on Kristin, see on reaalselt sina, kui sa nagu kohale tuled. Sarab lihtsalt. Ma tänan. See on mina. No selles suhtes, kusjuures vaata, see läheb tänase sinu riietusega natukene kokku. Jaa, see sobib minu korterisse ka. Ma olen täitsa rahul. Mis arvad, see oli see plekk, mis kukkus siia kogemata taldrikult. Need tegid ma siia lisaks. No, jumala hästi ja. Mis sa arvad tänasest ülesandest? Ma ootan põnevusega järgmist. Mina ka. See on nii äge lihtsalt. Ma ei ole nii kaua midagi nagu sellist teinud. No, siit sündis ka see imeline asi. Aga mis siin ikka? Ja. Lõpetame tänaseks. Aitab küll, enne kui veel mõni kalkun siin sünnib. Just. Ja juba järgmises episoodis me kohtume ja teeme midagi uut, midagi teistsugust. Veel põnevamat, veel toredamat. Veel raskemat. Ja proovige kindlasti kodus ka seda järgi, see on väga tore. Saatke meile pildid. Kõik kunst on ilus kunst. Kõik on kunst, mida sa paberile teed. Ära lihtsalt ütle, et see on kole. Jah, kõik on ilus. Meie täname. Ma nüüd viin selle meediaruumi.